Tšunga-tšanga, seal taevas sinine. Tšunga-tšanga, meil soe ja suvine. Tuhkur on tänapäeva moodne lemmikloom, seda muidugi neile, kes kannatavad välja tuhkru lõhna, mida loomakesed eriti kevadeti kipuvad eritama. Jooksuaeg, mis teha? Sellest lõhnast on vist tulnud ka tuhkru teine rahvapärane nimi, tõhk. Rahvas ju räägibki, et haiseb nagu tõhk. Aga täna oleme külas Eesti tuhkrul nimega Stretch. Tema on viks ja viisakas. Intervjuu ajal Vennike küll ei haisenud. Temaga on tegelikult väga huvitav koos elada. Muidugi sellega on ka omad raskused, aga rõõmud reeglina nagu kompenseerivad need raskused. Millised on rõõmud? Rõõmud on need, et ta on väga aktiivne, väga siukene suhtlemisaldis ja inimesega talle üldiselt meeldib koos olla. Ja raskused? Raskused on nüüd need, et esiteks tuleb loobuda kõikidest toalilledest ja mõningatest asjadest veel, et toalillet ta lihtsalt kaevab ülesse. Nii et ta on mingil määral nagu kass ja koer kokku? Just, et ta on täiesti siukene natukene koer ja natukene kassi. Ma annan sulle muusilaks ja hellast viisid kaisutaks mu väike sonni poid, tule saa. Kassi poolest on tal see, et ta väga nagu tahab mängida kogu aeg, nendega on täiesti võimalik mängida nagu kassidega. Aga koera on temas nagu see, et teda on võimalik dresseerida. Et õpetada talle mingeid trikke ja siis õpetada talle nime peale tulemist ja kõike sellist asja. Stretchi kodus on muide ka teine tuhkur, aga kokku neid lasta ei saa. Siis oleks lastel palju seletamist, et miks üks tuhkur teise peal kogu aeg on, aga armas kaaslane on ta kindlasti. Üldiselt nad ei hammusta. Kutsikana nüüd võib olla nii, et nad näksavad ja proovivad niimoodi, aga sellist hammustamist nagu ei ole. Et nagu vihaga hammustamist. Et üldiselt jah, ei hammusta. No mida inimesed peaksid siis silmas pidama, kui nad soovivad ka endale tuhkrut soetada? Et üks asi kindlasti on see, et nad natuke lõhnavad. Just, et isased hakkavad kevadeti väga tugevalt lõhnama. Ja see saabki väga nagu saatuslikuks neile, et inimesed ei arvesta sellega, kui nad võtavad nad. Ja emastega on täpselt sama asi, et nad ka lõhnavad ja neid tuleks tegelikult steriliseerida. Et iga jooksuaeg, kui nemad omal kaaslast ei leia, siis võib see lõppeda nendele surmaga. Oled minu õnn ja elu, sina oled minu armastus, sina oled minu õnneröövel, sina oled minu hukatus. Milline keskkond neile parem eluks on, kas selline elumaja, oma maja või korter, on seal vahet? Tegelikult sellel vahet ei ole. Põhiline on ikkagi see, et inimene mõtleks selle peale, et kas tal on seda looma vaja. Et ta ei sobi puuriloomaks, ta ei ole nagu jänes ega rott, et hoiame nüüd puuris. Et inimene peaks korralikult läbi mõtlema, et kas ta on nagu võimeline sellise loomaga koos elama. Et kahjuks Eestis on hästi palju viimasel ajal nagu populaarseks saanud see loom, aga tagajärjed on ka nagu väga kurvad, et inimesed nagu ühel hetkel avastavad, et oi, et mul ikka ei meeldi see loom. Et ikka mõelge ennem hästi hoolega, kui te võtate selle looma. Hellalt luban siin hoida ma ja käia siin linna peal näitamas. Teater ja kino ja dekolte, sinu jaoks kallis mis tahes ma teen. Tuhkur on lühinägelik, elavad nad umbes 15-aastaseks. Tuhkur sobib kokku ka koerte ning kassidega. Ja kui hiiri rotte märkab, siis võib ta hiire kuninga trooni vabalt kassilt haarata. Eestis on ta muidugi väga uus lemmik, aga viimaste aastate jooksul on nende populatsioon ikka väga hüppeliselt tõusnud ja ikka neid tekib siia juurde. Vaat selline armas loom on siis tuhkur. Kui kellelgi tekkis huvi, et sooviks endale uueks koduloomaks tuhkrut, see võtku ühendust Tuhkrute liiduga. Tšunga-tšanga, seal taevas sinine. Tšunga-tšanga, meil soe ja suvine. Tšunga-tšanga on lõbus terve päev. Tšunga-tšanga, siin rõkkab laul ja naev.